Mis me tegema hakkame? Tere. Radika tõstud hakkame paigaldama. Selle laate veel näed üks ägede kirjaga. Nagu ikka jälle Raivo Silluste tehtud. Yeah. Aga lihtsalt meil pidime vaateveed ostma, millele panna. Nii, see läheb, põhimõtteliselt tuleb see panna siia peale. Anna see radika tõsta siia peale. Ja siis tulevad siit siuksed klambrid, mis ta siia pakiraami külge tõmbab ja siis siin taga radiaator näed ja sealt tuleb see kätte saada. Ja siit edasi siis, panen uuesti lao peale. Nii, ühesõnaga see kork on vaja lahti saada, see tähendab, et siit need 2 polti on vaja lahti võtta, siis saab selle korgi kätte. See lõdvik, tähendab, voolik on vaja ära võtta. Mis läheb paisupakki. Ja, siis on vaja siit need niimoodi üles tõmmata, hästi ettevaatlikult niimoodi, et siit seda asja puruks ei murraks. Kaitsmeblokk siis. Releeblokk. Või releeblokk. Ja siis siit samamoodi. Ja siis on vaja, seal on radikas, need radikapoldid on vaja lahti keerata. Siis... Paisupakk on vaja eest ära võtta. Jah, siit see paisupaak on vaja lahti võtta, sealt alt koopas siis juba näeb. Ja signaal on vaja ümber tõsta. Ja, signaal tuleb tõsta, signaal on siin ees. See kronsa tuleb maha lõigata, selle signaali tuleb panna siia radika tõste asemele. Kinnitus alla. Jah, mingi poldiga, sest siia radiks tagasi ei lähe. Siis ventika juhe lahti, siinpool on siis temperatuuri anduri juhe lahti. Need tuleb tuua siit august siis siia, et siis juhtme tuletaks paremini ja siis see tuleks siia tagasi panna. Või siis saab selle releeblokiga panna siia üles, aga ei näe erilist pointi. Ühesõnaga, Kert tõstab nüüd üles. Võtame rattad alt ära. Nii. Võtame rattad alt ära, mõlemad poolt niimoodi on rahulikult ruumi. Nii. Siin on 10 volt. Siis siin on tüübel. Siis eest vaatad, siis siin on teine, 3. Siis siin on 4. Ja kui Kert valgust näitaks, siis oleks 5 ka. Ühesõnaga need logarid ära ja näe. Seal on see 5 tüübel. Siis need tüüblid tulevad lahti niimoodi. Võtad siukse tööriista. Siuke mingi kahvliga. Poas Made in AliExpress. Nii, oota ära võta, siis mul on valgus praegu. Anna ma hoian. Nii, siis tuled siia. Siin on siukesed nagu nõksud. Nagu üleval ja allpool. Ja siis paned selle igavene igavesti jaman seda lahti võtta. Paned siia, surutada samal ajal siia vahele. Ja siis proovid niimoodi nagu eemale teda kangutada samal ajal. Nii, tegi kraksu ära, tõmbad see sisemise välja, võtad selle ära ja tõmbad väljimise ära ja ongi tüübel läinud. Ja peaased neid ära ei kaota, neid on jube kallis osta. Muidugi saab Hiinast tellida, siis ei ole nii kallis. Aga nüüd ongi need kõik lahti, võtame logari eest ära ja siis teeme järgmise video. Ja läks meelest ära, näe. Siin on 1, siin on teine, ristpea kruvikääre, teisel pool logar täpselt samamoodi. Keera tahti. Nii, ja nüüd võtad siit kinni, lükata siit tagasi. Nii, tõmbata niimoodi, natuke kasutad jõudu, aga mitte liia ja tood tagasi. Nii, näita siia üles nurkaga. Kui te nüüd hakkate tagasi panema, siis vaadake, siin on raam ja siin on see kronsa, et siia vahele peab minema. Et vaadake kindlasti seda ja siis lükkad siit. Ja siis peab minema kindlasti siia 2 plastiku vahele. Niimoodi. Ja siis kõmps, kõmps, kõmps ja ongi läinud. Juba radikad asjad paistavad. Nii, teine pool samamoodi. Ja siis tuleme siia tagasi. Noh, siit hakkab järjest minema see lahti, siit. No need teeme pärast. Kõigepealt teeme sealpoolse radikatoru lahti, siis sealt laseme nii palju dosooli välja, kui saab. Ja siis tuleme siit poolt, laseme ülejäänu. Nii, kõigepealt tõmmake see vintsi trossid välja. Oleks vaba ruumi. Nii, tule siia nüüd. See polt, siit 13 võtmega. Vintsiplaadi poldid siis. Jah, vintsiplaadi poldid siit. Siin on teine. Ja teisel pool on täpselt samad kohad. 4 tükki. Te võtate selle vintsi siiat poole välja, nii-öelda kõrvaliste poole siis.
võtate selle välja, panete selle siia niimoodi, et ei jääks need juhtmed pingule ja kõik oleks viisakas. Nii, poldid on lahti. Nipukas on kinni. Krangid. Teed. Nipsti. Lõikaks korral kotti tagant. Toetad natukene teiselt poolt. Aitate siit välja. Nii. Tõmmata siia kuidagi. Niimoodi seisma, et see oleks lõdva kindlasti. Jah, ja et seisma panna, siis te peate Kuidagi nipukaga Iron Balticu põhja kaitsma ka ostma. Vaata, siis saab selle nuka taha panna. Jah, absoluutselt. Praegu näed kõik. Veldist. Ja veldist ainult, ega mujalt ei kannata. Nii, siit poolt lahti, siis siit ja teiselt poolt täpselt samad kohad. Aga kindlasti ärge ajage neid sassi, sellepärast et need peavad minema samasse kohtu tagasi, sellepärast et kui te panete siia liiga pikad poldid, siis võivad need minna radika siia vanni ja hakkab siit jahutusvedeliku lekkima. Ja kindlasti seibe, ärge ajaga segamini, aga ärge kaotage ära. Kõik seibid peavad täpselt samasse kohtu tagasi, aga muidu on kohe pikkus erinev ja on kuskil seal vannis sees. Nii, lasime ventika alla, avastasime, et näed, tonni seal ei ole siin, kuskil selle koha peal peaks olema Tembiandur. jah, tembiandur, see peaks siis ventikat reguleerima. 850-sel on. Ja 850-sel on siin, aga eks ta siis kuidagi võtab kuskilt mujalt mingi signaali, et see on ainult selle, nii-öelda selle ventilaatori käivitamiseks. Nii, aga näed, tuled nüüd siia, siis vajutad, ei ma näen, vajutad, näed sa, siin on siukene väljaulatuv klemmi osa, vajutad selle sisse ja siis kahe käega tuleb teha, vajutad sisse ja tõmbad pistikust, mitte juhtmetest, pistikust. Nii, nüüd võtad välja, ära jätta seisma. Ei jätta seisma. Teed siit poolt pistiku lahti, nüüd tuled siia poole, jälgid, et vints alla ei kukuks. Ja siis hakkad niimoodi siit välja sikutama ja kui ei mahu, siis on kõige targem see, et tuleb keerata ülevalt radikas lahti, radikas annab natukene rohkem ruumi ja mahub ventikas ilusti välja ja ei ole mõtet hakata jõuga tõmbama. Nii, nüüd tulime see üles tagasi. Need tuleb lihtsalt tõmmata välja, tõsta natuke kõrvale. Niimoodi on täitsa okei. Nii, ja siin on 10 peaga poldid, võtame need välja, radikas annab natuke liikuma, saame ventilaatori ilusti kätte, ei pea kangutama. Võtsime lahti selle poldi siit. Siuksed pikad poldid. Nii, radikas ilusti lahti, nüüd saame minna alla. Aga kuna me siin juba oleme, võtsime siit välja, see radikas oli niimoodi, või see kork oli niimoodi, saame lahti selle poldi ja selle poldi. Siuksed lühikesed poldid. Nende lahti võtmisel, saab natuke peavalu, neid on hästi raske lahti võtta, kuna siia alla ei ole lihtsalt, ruumi on väga vähe, et seda asja lahti võtta. Peab leidma täpselt õige tööriista selle asja jaoks. Nii. Ja siis, ega ei olegi, tõstame nüüd uuesti üles ja siis võtame selle ventika välja. Kõike seda on väga hea teha tõstuki peal. Maas põlvili kuskil teha. Nii. Kõige parem see, kui sa vaatad ise, mida sa teed. Ühesõnaga, natuke mängimist on. Jälgige, et ei tõmba neid juhtmed kuidagi küljest ära. See jääb, siin on mingi kongs, eks ole, see on ilmselt selle hoidmiseks. Et liigutage natukene radikat ja peab välja tulema niimoodi. Minu tuli. Nii, lõikasin siukse kujuga kanistri. Lõikasin lihtsalt korgi osa maha. 4-liitrise kanistril, korgi osa maha. Niimoodi, et saan käib alles ja kanda. Nii, panen ta siia. Nii pidi. Nüüd voolik on täpselt siin, eks ole. Ja nüüd võtan kulinokad, võtan selle lahti ja näitan seda. Proovib püüda võimalikult palju rooli kinni. Ja, et ei oleks terve maa kera seda asja täis. Ja siuke 2 mehe töö rohkem. Hakka üksi, aga siis kõige hakkam ka ei ole. Nii,
selle läheb siia. Idee poolest selle võib kohe maha võtta, seda meil hiljem vaja ei lähe. Nii. Kõrvale. Siis nüüd natukene nagu kõigepealt võtta ära, nüüd natuke kiirame. Ja see klamber võib ta kinni võtta. Laseme ta siit nüüd kohe. Vastu näppe. Nii palju kui saame, laseme teda siit vaikselt suunaga alla, et mida rohkem kanistrisse, seda parem. Nad näpud saavad natuke kokku, kui nahk ei kannata, siis kanname kummi kindaid. Ja ülevalt kork lahti, näite seda korgi lahti tegema. Ülevalt kork lahti tuleb palju paremini välja, pääseb sisse. Ja mingil hetkel, kui paistab, et siit sellest alumisest lõdvikust enam sellise hooga ei tule, tõstke see ülesse, seda vähem läheb õhku süsteemi ja siis pange nipukaga kinni, et see siit alla ei kukuks. Muidu on see, et keset tööd järsku on näpud tosooliga koos. Põrand kõik täis. Nii, võtame selle ülemise lõdvikuga lahti. Sama nali. Nalja ei ole. Sama nali, selle tuleb panna siia. Kuidagi suruda niimoodi, et alla ei vajuks. Hea oleks panna nipukaga kinni. Nii. Nüüd tuleme siia. Radikas on kõik lahti, eks ole, ripub. Võtame siit, tõmbame sellest juhtmest. Näpud on märjad ka. See ei hea teha. Signaali juhtmest siis. Proovige võtta pistikust, mitte juhtmest. Nii, jube jebi on võtta. Ja tuleb samale poole välja, kuhu tuli ventilaator. Näed sa. Tuleb ikka üllatus endal ka, et juba teist korda teeneme. Siit tuleb näed võtta ära see ülemine ringi jooksuvoolik. Ja panna klamber siit ära. Pärast tuleb see voolik siit üldse ära võtta. See läheb üldse uus voolik. Kuna see läheb krõnksu kui... Nii. Käes. Nii, kersin välja need kruvid siit ja siis võtsin selle signaali poldi välja. Ja nüüd tuleb võtta ära see võre. Meie seda ei kasuta, sest siis on parem radika pesta survekaga. Ja nüüd tuleb lõigata see niimoodi siit mööda radikat maha, peaasjate lõika radikasse. 100 asja enam vaja pole, selle võib, ma ei tea, kuskil ära sulatada. Selle junni sai ära võetud siit pealt. See voolik läks, näed, siia ülesse. Siia ülesse, siis võtsin klamber ära. Tõdame võtta kõrvale. Siin on 2 pulti nüüd. Ühe, vaatab kui kähku, eks ole. Teise. Ja tuleb see siia alla välja. Siin on jälle nipukas, ülevoolutoru. Selle pärast läheb see tagasi. Sama koha peale võib jätta nipuka alla isegi. Ja paisupaak on kõrvale. Nii. Võtame selle juhtme puntra siit kõik korraga. Tuleme ta siit nüüd üles. Ühtegi juhet katki ei tee. Ja kui on ruumi vaja juurde, võtke see plusklemm maha siit. Mul hetkel ei ole raha. Peaks mahtuma küll. Mõnedel ATV-del võib olla vähe teistmoodi kuidagi midagi, ma ei tea. Siia võib teha augu, panna selle kaitsme siia. Niimoodi, et ei laseks paki raami. Ainult siia sellesse plastikusse ja siis jääb niimoodi viisakusse kohta. See on ventika, pistik, see peab jääma siia. Ja need 2 tükki siis on selle signaali juhtme. Ja signaali paneme siia, selle klambri külge, kus oli ennem radikas. Nii, aga põhimõtteliselt, kui on juba signaal paigas, eks ole, siis toome selle releebloki siia. Paigutame juhtmed kuidagi niimoodi, et need siit mahuksid ilusti. Ei oleks väga pingel ega midagi. Ja lükkame need siit plõps, sisse tagasi ja see jääb siia. Ja siis saab ilusti siit selle. Muidu see jääb lihtsalt väga lühikeseks. Eriti oli just 850-sel seda vaja teha, sellepärast, et siis jääb, kui nii teed, siis jääb see temperatuuri anduri juhe jääb palju pikem, ei pea seda juhet ennast pikendama. Et piisab sellest, mis olemas on.
ja aga nüüd rohkem ei olegi. Siin on veel selle roolivõimu lee või kaitse või mis siin on. Sellega võib ka nii teha, et selle võib ka siia täpselt teisele poole panna, siia väike auk sisse puurida. Selle, kui sa nüüd need kõrvad siit kokku võetad, siis selle suuruse lükata plõpsti sisse. Pärast on kilgi jääb ju kätte saada. Siis võib selle nipuka siit natuke alla poole keerata ja saab niimoodi panna. Jääb viisakas. Nii, aga nüüd ongi vist see faas, kus tuleb hakata panema jätke. Nii, panime ära selle siia. Tegime ilusti 7 augu, panime sellega siia. Nii, siit on põhimõtteliselt viisakas. Nüüd on vaja minna siit läbi plastiku, kuna see lõdvik tuleb siia ja täpselt sellesse kohta tuleb radika alumine kinnitus. See tähendab, tuleb võtta 29 doosi frees. Või 30. Või 30, jah. See. Ja minna nii nurka, kui saab. Mitte täitsa, ja tuleb jälgida, et ei puuriks seda raami, jah. Kõigepealt on siin, näed, topeltplastik. Näed, siin on teine plastik veel all. Ja nüüd tuleb jälgida, et kindlasti ei läheks alla raami. Aga siin peab ka jälgima seda, näed sa. Kui sa siit vaatad, siis näed, näppa tuleb mul siit. Siis on siin, näed, selline piklik ülevalt alla keel. See tuleb ka läbi puusida. Läks täpselt vastu raami. Kerge mõlk, sinna paneme natuke värvi, muidu läheb rooste. Nii, ja alles jääb selline auk. Ja ongi kõik, rohkem plastikusse puurida ei ole vaja. Selle nüüd puhastame ilust ära, puhume puhtaks kõik, et siia ei jääks mingit lõga. Ja siit tuleb nüüd järgmine voolik läbi. Nii, 2 voolikut. Põlvega. Teieni jõuab see, vähemalt meie komplektis jõuab see lõigatuna umbes siit. Hetkel meil on lihtsalt jupid. Ja siis tuleb ta siuksel kujul. Siin on jätk, see samane jätk tuleb lükata siit läbi, ilma klambrita loomulikult, sest see auk on nii täpne, et kole kohe. Ja see läheb siis sinna teisele poole. Ja siis tuleb siit üles radikasse. Põhimõtteliselt mäletate, ennem panime siia selle nipukaga kinni. Näe, nüüd see voolik tuleb panna selle külge. Siia. Kõigepealt hoiab ägedalt näpitselt nii. Klamber. Lõikame lahti siit selle nipuka. Nii, et ei vigastaks mitte midagi muud. Näpitselt kõrvale. Vana klamber maha. Nii, nüüd võtame kullinokad. Jätame ilusti näpud vahele. Näli. Võtame selle ära. Sellega võid midagi muud kinni pigistada. Klamber. Nii. Viskame maha selle eelmise, selle paneme siia peale. Ise valid suunavahet jälle, keerame natukene pingule, et katki ei läheks. Nii. Ja täpselt nii kaugele lükkamegi. Või lükkame kaugele ei lükka. Ei lükka kaugemale, see ongi stopper, jah? Ja, nii, kuni stopperini. Paneme selle, võtame 7 padruni. 7 padruni väike tirr. Jääb kõige parem, sellepärast, et kui keerad kruvikeeraga, ei pruugi nii tugevalt kinni saada. Ja nüüd mõõduka jõuga, niimoodi tunned, et on kinni, aga samas plastik seest katki veel ei lähe. Kindlasti need on tugevdatud plastikust, aga võivad minna katki nii klamber ja liigse pingutusega. Mõistlikult ei ole mõtet kangiga kallale minna. Nii, nüüd lükkame ta üles nii kaugele, kui normaalselt on. Ja nüüd lähme uuesti ülesse, vaatame, kuidas seal siis. Oota, lähme teisele poole. Ei lase veel üles, lähme teiselt poolt ka. See on vaja siit lühemaks lõigata. Ilmselt teil tuleb juba lõigatuna. Õige pikkusega. Aga kuna meil siin hetkel niisugune test and fit, siis põhimõtteliselt sama süsteem, see läheb sinna teisele lõdvik otsa, klamber peale, kinni, kõik.
tuleme siia ülesse. Sama koht, kus ennem oli see kork, eks ole, siit läheb sisse. Mitte väga kaugele. Niimoodi, et oleks okei teha. Nii. Need peaksid kokku minema. Siia paneme kindlasti ka klambri. Klambrit ära ei unusta. Peaaegu oleks unustanud. Surume ta siia. Vana klambri võtame ära. See on juba meil ära võetud. Siis läheb see siia sisse. Ilusti täpselt. Nii. Sees. Ja jälle 7 padruniga kinni. Aga teiselt poolt. Ja täpselt sama asi. Mõõduka jõuga, mitte pingurdada liigselt üle. Tunned, et juba hakkab minema rasvaks. Ei ole mõtet. Kui hakkab pärast lekkima, pingutad juurde. Aga mitte ka täitsa lahti, või täitsa kohe kindlasti lekkima. Nii, tundub, et hetkel on okei. Hetkel jätame kõik lahtiselt, nii nagu on. Kõik annab mängima, midagi ei pane kuskil nipukaga veel kinni. Paneme radikadest külge ja siis vaatame täpselt asukohad. Tõmbame võib-olla nipukaga raami küll kinni, et ei hakkaks midagi hõõruma kuskilt midagi. Et oleks kõik viikse viisakas. Nii, põhimõtteliselt on meil alt enam-vähem valmis. Võime panna tagasi vintsi. Siis võime teiselt poolt panna tagasi juba ka paisupaagi. Siit, kus me ta välja võtsime, täpselt samasse kohta tagasi. See ülevooluvoolik ka siia nipuka taha tagasi. Ja siis hakkame juba vaatama, kuidas siis edasi selle ülevooluvoolikuga ja nii edasi. Nii, lükkame selle. Panime siia need niimoodi külge, klambriga siia külge. Selle panime ainult kruvikeerega, sest siin on plastikpõlv, mis ei ole väga tugev. Nii, vaatame sellele sobiva koha. Me vaatasime, et siit aku eest on kõige parem viia. Vaatame, et kõik voolikad ilusti läheks, vaikselt lükkame sisse, mingi jõudu ei rakenda. Solistame. Nii, ja siis keerame vanade poltidega. Keerame. Paneme ta niimoodi, et ta läheb ilusti sinna õhesse. Tead, et need juhtid sealt taga jalgu ei jääks. Liigutame, et oleks okei. Ja paneme siia poldid sisse ja ongi valmis. Võtsime radika tõste. Tõime laua peale ja rahulik teha. Tõstame ta teist pidi. Rahulikult, ei triibiks. Panime juba siia tõste sisse, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et võtad ülemisest otsast 2 käega kinni. Siis surud alumised kummipuksid sisse. Kõmm. Nii, lased ülevalt alla. Niimoodi, et ilusti siit kõik läheb vahele. Siis on sul 2 võimalust, kas sa võtad selle tükki ära, pärast paned tagasi, vahepeal paned need poldid siia ära või lihtsalt või siis lihtsalt jebid need poldid sisse. Aga mida tuleb kindlasti teha? Tuleb võtta see pukk siit välja, keerata teistpidi, niipidi. Siis jääb mutter selle peale rohkem kandma. Teine pool täpselt samamoodi. Nii. Nagu näete, seda on igavene jebi teha, võtke rahulikult aega, ärge närvi minge. Või võtke see lihtsalt ära, vahet ei ole. Siit poldi tabi kinni, siis lähme edasi. Võtame ventilaatori, paneme siia peale. Nii, oluline asi, mida jälgida on nüüd see, et see kaabel hakkaks ulatuma. Mina võtsin selle siit nipukast lahti, sellepärast, et paremini ulataks. Hetkel on veel nipukas kinni. Aga kui ei ulata, võtke siit nipukast lahti, liigutage ta õigesse kohta, pange uuesti nipukaga ta kinni tagasi. Nii, nüüd võtan need poldid ja kindlasti niimoodi ei tohi nüüd panna. Sellepärast, et kohe lükkad radika sisse, peab olema niimoodi, et lukustusmutter siin vahel, siis on suur seib ja niimoodi panen. Vedruseib on seal vahel, mitte lukustusmutter. Jah, no just. Ma teadsin küll. Nii. Diagonaali 2 tükki sisse, siis tähendab, et kõik 4 tükki lähevad. Nii, ja neid samamoodi siis mõistlikult kinni keerata, mitte kangiga kallale minna. Ja kärdi eest tuleb kõik poldid kinni keerata, ma keerab kõik pooleks. Nii. Keeran näpuga vastu, siis teeb kolise, siis paneme kohe. Paneme selle ülemise korgi ka kohe külge. Nii, ülemine kork läheb siis keskmisesse siia. Siia läheb siis
kõrvalistujapoolne voolik ja siia läheb siis see, kuhu me augu sisse puurisime plastiku sisse. Nii, võtame siit selle ja kuna kõik siin on sama, see vooliku ja liitmik on sama, see vooliku ja radikaliitmik on täpselt samad, mis ta ennem oli. Nii. Tõrub selle siia otsa. Siia paneme lihtsalt hetkel kõrvale, võtame kullinukad. Vannume natukene ette ära kohe. Võtke kindlasti need, mis siit lukustuvad. Need on hetkel mingisugused juustud, mis vedelesid. Ja paneme selle siia peale. Vaatame kindlasti, et ei logiseks, kõik oleks hea. Nüüd liigutame. Ja selle paneme originaalvooliku siia, me mingit asja eraldi ei pane. Nii, võtame siit. See hetkel on lihtsalt vähe pikem polt, kuna meil said otsa õige pikkusega poldid. Aga teil tulevad kindlasti õige pikkusega poldid juba kaasa. Nii, siit keerame selle kinni. Ja siia ei ole vaja kontramutrit panna, seda nailonmutrit panna, kuna selle me vägistame kinni siit, sellega ei juhtu midagi. Nii, ja teoreetiliselt, kui need 2 polti, ei näe praegu, lõdvik on ees, need 2 polti siit on meil, ei ole täitsa näpuga kinni keeratud, siis saab pärast siit natukene seda nurka regullida ja nende kinni keeramise järel siis jääb see nurk paika. Nii. Okei, seda on ühesõnaga raske panna praegu. Nii, nüüd võtame selle lühikese vooliku, paneme klambritse peale, üks selle poole, teine selle poole. Nii, alustame siit. Paneme ta siia radika peale ära. Siia on raske panna, paneme siia kõige esimesena. Nii, ma lükkasin selle ka siit peale ära, kuni mulle võtme tõi. Kinni. Jälle mõistlikult. Ei ole mõtet üle pingutada. Keerame selle ka. Ja sellega siis jälgida, et kindlasti siia ei tekiks lõnksu. Kui mingi probleem tekib, kindlasti teha nii, et see oleks võimalikult lauge. Siia ei tohi jääda. Siia peab jääma ringvool kogu aeg. Siit peab käima vesi läbi. Nii kui siit vesi läbi ei käi, kohe hakkavad tekkima probleemid. Nii, ja on ka see kinni. Nii, aga ega nüüd rohkem ei olegi. Need kinni, kindlasti kinni kõik asjad niimoodi, et midagi lahti ei logiseks. See läheb hiljem paisupaaki, see on siis, kui tekib surve, mootor läheb kuumaks, siis avaneb see kork ja siit siis läheb jahutusvedelik paisupaaki. Nii, panime nüüd asja kokku. Teeme ta siia. Nüüd vaatame. Paneme ta siit niimoodi. Need alumised korrad peavad minema siia alla. Teise poolt täpselt samamoodi. Siia poole. Võtta. Nii. Ega siin ei olnudki. Me panime küll need seal laua peal külge. Proovisime, et lükkame ta kõik korraga külge. Ka nii saab. Kui läheb, jumala eest pange niimoodi. Siin all on 2 polti ja siin peal on teine polt. Meie tegime praegu niimoodi, et me panime eraldi külge, panime selle siit külge, selle ka külge. Näed, siin all on polt, hetkel on ta lahti, tuleb veel kinni keerata. Aga parem ongi see, et paned ta otsa nii-öelda jooksma sinna sisse. Siis paned selle otsa siia sisse jooksma, teiselt poolt täpselt samamoodi. Ja siis paned niimoodi, et paned ta ühelt poolt nuka taha. Siis vaatad, et siit poolt ilusti kõik läheb ka nuka taha. Ja siis paned need poldid sisse, esimesed. Proovid, et need lähevad ka sisse. No peaks minema kõik, meil kõik kodus lähevad, meil kõik proovime üle ennem, kui teile tuleb. Ja ega siis ei olegi, siis tuleb nüüd tõsta see radikasse ülesse. On lahti. Nii, poldid lahti. Võtan siit kinni. Keeran ta niimoodi siit. Märgel. Niimoodi. Ja peaks jääma niimoodi lustitoasse. Jälgi, et ei hakkaks tagupidi kukkuma, peaks jääma nende plastiknurkade peale ilusti kandma. Nii, ja ega siin ei olegi. Nüüd tõmbame natukene seda välja.
leiame siia klambri, paneme selle siia külge, siis on sellega jonksus, võtame siit need, näed, siia panime selle, ennem oli pistik kinnitatud siia, lõikasime see nipuga lahti, panime ta siia poole, nüüd ilusti ulatab. Vaatame, et ilusti see ja see peavad omavahel kokku jooksma. Klõps. Ja sellega rohkem asja ei ole. Nüüd keerame selle teistpidi, paneme selle klambri, toome selle radiku uuesti alla, niimoodi vaatame, et saame selle klambri ka sinna ilusti külge ära. See lõdvik peab siia. Sinna üles minema. Ja ega siis rohkem ei olegi, siis hakkame õhutama. Seda juba näitame siis. Põhimõtteliselt keerasime kõik kinni lihtsalt. Selle vaatasime uuesti üle, et see oleks siin enam-vähem täisnurgas, siis enam-vähem selle ülejäänud ATV-ga, et ei oleks kuidagi väga hullult niimoodi. Alt paisupaagist tõime selle siia ülesse, ilusti klambritega kinni, alla panime samamoodi klambri, eks ole ennem. Ja ega rohkem, siia panime ilusti klambri peale niimoodi suunaga siiapoole, et kui peaks metsas ka lahti tulema klamber ilusti, siit saab pingutada värki. See on originaalklamber, nii tuleme teisele poole. Kõik on siin väga hea, siia panime ka selle, kõik ventika klambrid ilusti kinni. Võib veel seda teha, et kui vaatad, et ei meeldi, midagi ripub, pane nipukaga lihtsalt kinni. Näiteks siin mingid ventika juhtmed, paned niimoodi, selle toru võid natukene rohkem ära peita, teed täpselt nii kui tahad. Näituseks, mina enda omal panin niimoodi, võtsin nende need poldid võtsin lahti. Paigaldis lisatuled? Jah, panin lisatuled, sellepärast, et vaata, mida kõrgemalt näitab, seda paremini ta näitab kogu seda nina esist. Et väga hea oli näiteks nendesse kohtadesse panna, võib ka nendesse panna, kuidas iganes. Ja ega nüüd ei olegi. Korka lahti, kallame täis, kõigepealt kallame niimoodi, et kallame täis, natukene mullime siit rattakoopast lõdvikut niimoodi, et natukene hakkaks ise ringlema õhk. Siis kui see on ilusti täis on, kohe nagu õhumull enam ei tule, paneme käima. Lihtsalt koha peale tiksuma. Nii kaua paneme rattad ja logarid külge. Rattad, logarid, asjad külge, siis me näeme ära põhimõtteliselt, kui me siit saab ütleme täis, me näeme juba ära, kas midagi lekib. Kui midagi lekib, keerame üle, mõni lõdvik on lahti jäänud, juhtub, ununeb. Ja kui ei leki, väga hea. Ja kui käima paned, pane kord kinni ja jälgi kindlasti temperatuuri, et ei läheks kuidagi üle 4 pulga, et vent hakkaks tööle. Kui ei hakka tööle, siis järelikult peab mingi pistiku ühenduse jama olema. Jah, just täpselt. Ja ongi, paned käima, kõigepealt tal on termostat tuleb lahti, kõigepealt näed, et 4 pulka tuleb, mõtled, miks ventikas käima ei hakka. Ei hakkagi kohe, ta läheb uuesti esimese pulga peale tagasi, kuna siis läheb termostat lahti ja siis läheb 4 pulga peale ülesse ja siis võid oodata juba, et ventikas hakkab tööle. Kui siis läheb 6-7 mida iganes pulga peale, siis on jama, vaata ventikas kõik juhtmed üle. Kontrolli, et ventikas kindlasti toimiks. Kas või keeruta käega, et need labad... Jah, et ta ringi käiks füüsiliselt. Et kui sa nipuka panid näiteks juhtme uue asukoha pärast, siis et sa ei pannud seda kuskil labale ette. Ja kindlasti soovitatav on see, et ennem kui sa selle radikase üles paned, pese need vahed puhtaks. Proovi niimoodi, et võta see radikas, tõsta, meil on head lambid, tõstad vastu valgust ja sa näed, kas seal radikate vahel on sitta või ei ole. Kui seal on sitt, reaalselt, proovi ise pesta, kindlasti mitte pesta survepesuga. Pesed kõik need ribid, mis sa siin näed, pesed viltu, enam õhk läbi ei jaotust ei ole. Tavalise voolava veega võid kasutada mingisugust vahendit. Jah, ma ei tea, feerid, mingi sukest. Mina täpselt ei tea, mismoodi kõige parem. Mina pesin teda lihtsalt voolava veega, loputasin läbi. Mina pesin seda radika 2 tundi, sellepärast me tahame seda üles tõsta, et ei tekiks rohkem siukseid probleeme, sest siit on suurem võimalus igast lund, muda, heina, mida iganes, isegi oks on siit suurema võimalusega sisse tulemas kui siia. Ja siit on ta kogu aeg hea tuulutus. Minul endal oli 500 samasugune asi, nüüd on 800, ei kahetse. Tee peal sõites 2, 3, 4 pulka. Ei ole probleemi, kuumaks ei lähe, metsas samamoodi kuumaks lähe. Pluss üks hea asi on veel see, et nii kui hakkab ventikas käima, ta lööb siit
lööb sooja õhu sulle näkku, talvel väga hea ja suvel ei ole ka kõige hullem, noh. Lisa on sellega, et suvel saad lühikese püksiga sõita, et ei tule jalgade peale, ei tule kuuma õhku. Jah, sest nendel oli see, et kui ta siit ta lõi vendi käima, lõi ta siit rattakoobastusse ja need kohad läksid hästi kuumaks, sellepärast et see tuli nii palju sul mööda jalgu, aga siit tuleb sul mööda kere, enamasti on sul ikkagi mingi pusa või midagi seljas, siis kui sa sõidad ikkagi, noh, viisakas on ikka tulevarustust kasutada ja noh, siis tunned seda sooja vähem. Aga see on ka see, et kui näiteks jääd seisma, kui külm, okei, kui sul on ka kätte soojendused peal, kindad lähevad pealt ikka märjaks, paned siia peale kuivama. Masin tuksub, kindlad kuivad elust ära ja nii edasi. Pluss siis noh, tulede värk veel ja nii edasi. Igati mõistlik lahendus. Ja siia külgede peale Velt Motocentris on kindlasti müüa siia igast asju, pannakse siia isegi dokumenditorusid, saad siia panna mingi kirve, tulekustuti väga kindlasti väga äge asi. Selle me mõtleme ise ka mingisuguse vinge kinnituse välja, kuidas saaks selle sama plastikpaki raami peale kinnitada. Just täpselt. Ja noh, võib-olla ka kunagi tulevikus proovime teha mingisugused aasad siia, et kui pikalt vintsid, on sul mingid tõsted või need puukaitsevööd näiteks, tahad keerata siia ümber, et proovime mõelda välja mingisugused kõrvatased siia. Sarved, jah. Aga noh, me veel mõtleme seda disaini, sellepärast et noh, lihtsalt sirget asja sa jätta, sest muidu metsas otsa kukud või midagi, komistad kurat lõud ära. Et vaatame. Aga nüüd ei olegi. Põhimõtteliselt plastikut tagasi, rattad alla, noh, ütleme sama kaua võib käia, õhk välja tulla, kuni paned plastikud asju tagasi. Kõik, ütleme, teeb ühe tsükli ära, ventiga saab ilusti käima, kõik toimib, rattad alla mine, tee üks testsõit, vaata, et ei lähe kuumaks kindlasti ja midagi ei kolise, midagi ei plärise, võib-olla mõni polt kuskilt lahti jäänud, esimese proovisõidu jaoks sul saad teada. Ja ega rohkem ei räägi. Nii, asi käib, proovime õhku kätte saada, kork on ilusti peal. Nii, ühesõnaga, nagu ma ennem rääkisin, see nurk peab minema ilusti siia taha, siis lükkad selle siit helkurist rahulikult mööda, siis paned selle kõrva siia, siis võtad need ristpeaga kruvikeered ja ristpeaga kruvid. Krutid need sisse, kui need sisse lähevad, peavad minema ka ülejäänud asjad. Nii, keerad vastu, pärast pingutad üle. Et olla kindel, et kõik lähevad. Ja kui ei lähe, natukene liigutad ja läheb. Nii. Siia on vaja panna seesama nagu uuene volt 10 peaga. Teisel poolt kõik on täpselt samamoodi. No, kõigepealt panen need tüüblid. Lihtsam on panna tüüblid niimoodi, tõmbad nad laiali, 2 tükki, paned esimese, kõblõmm, võtad teise, paned soonde, niisama mõtled suruda, tal on kindel soon, kuhu ta läheb, klõps ja kõik. Ja nii ongi, lapad kokku ära, rattad alla, õhk välja ja andki kuuma. Saa lepitada kätt tuli.